Eesti mees, sa oled tulnud tõsisele ja raskele tööle. Vaadake, alguses oli siin kõhklejaid ja kahtlejaid, kuid need lihtsalt läksid ära, andsid raporti, et nad ei suuda sellise eluga harjuda. Ja nad ei ole ilmselt teadvustanud seda, mille huvides see kõik toimub. Selline asi nagu Eesti ja oma vabariigi huvides, see veel ei ole nendeni jõudnud. Nad on noored poisid, nad on kodust tulnud, nad on ema isa selja tagant tulnud mingil määral. Ja järsku siin selline distsipliin ja kord. Aga nüüd on jäänud, tugevamad on jäänud ja paremad on jäänud ja paremad lähevad edasi. Aga need, kes ära lähevad, mis nendest saab? Antakse Vene kroonu? Ei, seda vast kindlasti mitte. Nad lähevad maakondadesse tagasi, tööteenistuskomisjonidesse. Ja eks nad lähevad siis oma töökohale tagasi ilmselt, kus nad on enne seda töötanud. Vene kroonuga vast ei tahaks neid nagu ähvardada. Sest see laev läheb põhja. Ükskord nii kui nii. Härra paraadi rivistaja, 3. kompanii, paraadiks üles rivistatud. Rivis 83 meest, esimese rühma ülem Assul. 1990. aasta 14. detsembri õhtul saabus rõmnikule 32-meheline grupp, mille koosseisus olid 3 meest Eesti kodukaitse staabi poolt määratud juhtijateks ja 29 piirilt tulnud meest olid vabatahtlikud, kes soovisid õppida tulevaste allohvitseride ja piirikaitsjate õpetajateks ja ülemusteks. Kohe moodustati grupis 3-jaoline rühm. Jaolemateks määrati Enno Martinen, Urmas Palumaa, Arvo Reinsalu. Ja lahingu käsivõitluse õpetamine ja meeste toitmine ja saun on instruktor Lembit Vilsani mure. Eluruumiks sai esimese korpuse teine korrus. Sammu, marsch! Enno, osad.
kompanii, jõudu! Valve! Keskele, maas! Härra paraadi rivistaja, esimene kompanii paraadiks rivistatud. Rivis 86 meest, kompanii ülem Martinen. Avan! kolmas kompanii, valve! Avan! Keskele, maas! härra paraadi rivistaja, kolmas kompanii, paraadiks üles rivistatud. Rivis 83 meest, esimese rühma ülem Assun. Avan! Teine kompanii, vabal, joondu! Pataljoni lipu sisse toomisel. Valvel! Lipp ette! Lipule! Vaat! kolmas kompanii, tervist, jõudu, paraadiks! Tervist, jõudu, paraadiks! härra paraadi, härra õppekeskuse ülem, Eesti Vabariigi 73. aastapäeva puhul Eesti Vabariigi majanduspiiri kaitseteenistuse Remniku õppekeskuse pataljon paraadiks rivistatud. Asetäitja rivialal, kähk! Oma sinimust-valge lipu all saanud tähistada oma Eesti Vabariigi sünnipäeva. Sest 50,5 aastat tagasi anastati meie väike isamaa suure sotsialistliku naaberriigi Nõukogude Liidu poolt. Eestlaste vabadussõjas kätte võidetud vabadus hävitati, oma riiklus lammutati. Punase, pruuni ja jälle punase terrorilained on meie rahvast tapnud, küüditanud, piinanud, suretanud vanglates ja laagrites. Meie vanaisasid ja isasid sunniti võõraste armeede ridades sõtta vend venna vastu. Paljud
olid sunnitud kommunistliku terrori hirmul jätma maha oma kodud, otsima halastust, armu ja ehitama uue kodu võõraste rahvaste keskel. Maarjamaale aga tulid kümned ja sajad tuhanded taastada meilt röövitud iseseisvus ja vabadus. Kindlamad ja hingelt tugevamad võitlesid edasi, talusid kiusamisi ja vangipõlve. Paljud hukkusid. Mälestame valvel seisanguga kõiki Eesti poegi tütreid, kes langenud võitluses Eesti Vabariigi eest. Hukkunud ja piinelnud vanglates, laagrites. Jäänud võõraste maade mulda ja teadmatu kadunuiks. Meie jälle ärganud uhke rahvas ja ikkalt vabanev maa. Eesti mees, sa oled tulnud tõsisele ja raskele tööle oma rahva kaitse ja isamaa vabanemise nimel. Tegutse nii, et ei oleks põhjust sinu laituseks, vaid ainult kiituseks. Ja kes siis veel, kui meie, Eesti rahvas ise, peame omale vabaduse võitlema. Aidakud meid Jumal ja kaitsku meid. Elagu Eesti Vabariigi 73. aastapäev. Tänan.
jõuab, oleme. Aitsi, kaitsa, aitsa, aivelle, me piirikaitsjad eestlased. Ja sinu kõrta mustad silmad, ei ja liia loonume. Ja sinu kõrta saavamaks Eesti meri, saavamaks Eesti vind, siis tulisku ega tormi, ei karda Eesti mind. Meil merevood on vabad ja võimsalt pühavad ja kodupinnal metsad meil vastu kajavad. Kus või ja munaroog ja värskeks lüpnud liin, kus või ja munaroog ja värskeks lüpnud liin. Neiusul tuksub mu rind. Timmai, timmai ruudi alla, seal taamal marssis sõdur poiss. Timmai ruudi alla, kel silmis oli päikse helk. Timmai ruudi alla, ai timmai, timmai, timmai ja, timmai ruudi alla. Ai timmai, timmai, timmai ja, timmai ruudi alla. Neiu paljud tüüastas, pikku jalga tõmmata, vastun ikka üks ja kaks, jalg teeb niks ja naks. Vahel sekka laulan ma, siis on tuju jälle hea. Siin süüa saab nii vähe, ka alle ille, alle ille, alle ka. Tulen tagasi sealt võitjana või langen ma. Kui ma täna peaksin langema, olen homme surnud me allera. Sõbra kauda kannavad, just päike tõusu ees. Valle Ville, Valle Ville, Valle Raa. Valle Ville, Valle Ville, Valle Raa. Sõbra kauda kannavad. Kui kaua peavad poisid siin teenima selles õppelaagris? Esimese kompanii ülem Martinen. Poisid peavad teenima siin 29. märtsini. See on nad praktiliselt saavad 1,5 kuud väljaõpet. Piiriteenistuse jaoks. Jah, nad saavad piiriteenistuse väljaõpet ja distsipliini aluseid. Mis pärast edasi saab? Peale väljaõpet nad lähevad kõik piirile, piiripunktidesse, kontrollpunktidesse. Kuidas on komplekteeritud need praegused õpperoodud? Kellest, millistest poistest? Need poisid on komplekteeritud kõik alternatiivteenistusest, kes on alternatiivteenistuses maakondadest, on nad läbinud arstliku komisjoni ja on siis saadetud siia õppima. Kas on see, tähendab, piiriteenistusse minek on vabatahtlik? On küll, jah. Kas on mingisugune kriteerium, mille järgi poisse valitakse sellesse õppelaagrisse? Momendil ei ole, kuid peaksid olema, kindlasti. Mille järgi? Just kas või pikkuse järgi. Et oleks kindel pikkus neil. 1,77 m. Sellised. Jah, alammääraks. See on minu isiklik arvamus momendil. Te olete juba nüüd alternatiivteenistuse poisid, jah? Kuidas laagris seal on? kolmanda kompanii esimese rühma piirikaitsja Ritson. Eluolu on küllaltki hea. Toijatakse kuidas siin? Noh, mõned nurisevad, mõned ei nurise. Isiklikult ei nurise, kuigi et vaadates suur poiss, aga ei nurise. Seda vaatangi, et kogukas mees on vastas seisab, et kas Eesti riik jaksab ära toita piirikaitsemehed? Minu taolisi mehi vast ikka jõuab ära toita. Nälga ei tunne.
3. kompanii 1. rühma ülemasson. Mind jõuavad ära toita küll. ja teie ka ei nurise praegu? No minge nüüd, me oleme ise selle eestvedajateks siin mingil määral ja me ei saa ju nuriseda. Me peame hoolitsema, et poisid saaks süüa kõigepealt. Kus kohast toiduained tulevad või kes neid tarnib siia? Meil on olemas õppekeskuse ülema asetäitja majandusalal. Tema organiseerib selle toitlustamise. Ja toitlustamine on niimoodi, et tuuakse toiduaineid siia Iisakult, Iisaku sööklast. Ja siin koha peal on meil tore kokatädi, kes valmistab sellest maitsvat toitu. Kas poisid ise ka osalevad köögitoimkondades ja muudes kohtades, nii nagu armees ikka, jah? Ja poisid käivad kõik järgemööda köögitoimkondades hommikul peale, õhtuni välja, katavad laudu ja aitavad igati köögis. Kuidas muu teenistus nendel päevadel need õppused käivad, mingisuguse korra järgi ja mis ained nendel on siin põhiliselt? Meil on tunniplaan paika pandud. Tunnid hakkavad hommikul kell 9. Nii, ja meil on õppekavas on sees piiriteenistus, kehalised ettevalmistused, siis me loeme neile määrustikke, riviõppus käib intensiivselt, üldised ettevalmistavad kõik alad, küllaltki intensiivne programm on. Aga ajast jääb muidugi väheks, et seda põhjalikult kõike läbi võtta. Eks piiril tuleb hiljem praktika juurde. Siis lõuna on kell 2 ja õhtul peale lõunat kella 3 kella 6 jälle tunnid. Ja siis on veel töö, juhtiva koosseisu töö noorte piirikaitsjatega, veel täiendavaid teadmisi anda ja oma isiklikke kogemusi üle anda. Kas kõik poisid teenivad meeleldi või on olnud ka selliseid poisse, kellele teenistus Eesti väeüksuses on ka niimoodi tundunud ebameeldiv või? Vaadake, alguses oli siin kõhklejaid ja kahtlejaid, kuid need lihtsalt läksid ära, andsid raportid, nad ei suuda sellise eluga harjuda. Ja nad ei ole ilmselt teadvustanud seda, mille huvides see kõik toimub. Selline asi nagu Eesti ja oma vabariigi huvides, see veel ei ole nendeni jõudnud. Nad on noored poisid, nad on kodust tulnud, nad on ema isa selja tagant tulnud mingil määral. Ja järsku siin selline distsipliin ja kord. Aga nüüd on jäänud, tugevamad on jäänud ja paremad on jäänud ja paremad lähevad edasi. Aga need, kes ära lähevad, mis nendest saab? Antakse Vene kroonu? Ei, seda vast kindlasti mitte. Nad lähevad maakondadesse tagasi, tööteenistuskomisjonidesse. Ja eks nad lähevad siis oma töökohale tagasi ilmselt, kus nad on enne seda töötanud. Vene kroonuga vast ei tahaks neid nagu ähvardada. Sest see laev läheb põhja. Ükskord nii kui nii. See kompanii 4. rühma vanem. Aha, teile on niisugune küsimus. Kui poisid siin teenivad, kas neil mingisugust rahapalka ka sellest saavad või ei saa? Ja palk tuleb, palgapäev on meil 3. kuupäeval, iga kuu. Ja kui suur see summa on, mis poisid saavad? Ma ei tea, kas see on päris täpselt paika pandud. 70 rubla vist, jah. Ja kui nad piiril lähevad? Piiril jookseb neile palk edasi. Sama summa või kasvab siis? Ei kasu. Ja muidugi ametitest sõltuvad, mis paigale nad jäävad, aga suurem osa jäävad lihtsalt kontrollijateks. Seda on veel üks väikene ühine mure. Meie väljaõppe ja väljaõpetajad on kõik põhiliselt vabatahtlikult tulnud siia sellele tööle, eks ole. Aga meie professionaalne tase jätab natukene soovida, sest mida suuremad professionaalid on eesotsas, seda parema väljaõppe saavad need noored, kes lähevad piirile. Meie teeme asja südamega, aga paraku jääb teadmistest puudu. Me tahaks pöörduda spetsialistide poole, nii siin kui ka võib-olla välismaal, eestlased, kes on nõus meid aitama selles suhtes, annaks oma teadmisi piirialaseid ja võib-olla ka teisi teadmisi ja oleks nõus tulema aitama meid nii sõna kui teoga. Kellega nad ühendust peavad võtma? Nad peaksid võtma esialgu ühendust ikkagi Tallinna kodukaitsestaabiga, sest kodukaitsestaab ja piiriteenistus on nagu praegu ühes. On veel lahutamatud. See on nagu üks praegu. Ehkki piiriteenistus hakkab kasvama nagu omaette üksuseks. Variaad, Alvel! Käsi, punkt 1. Lugeda Remniku õppekeskuse õppetegevus lõpetatuks 2. juulil 1994 aastal. Punkt 2. Avaldada tänu kõigile Remniku õppekeskuses piirinud kaitseväelastele, piirivaluritele, kaitseväeametnikele, teenistujatele ja töölistele. Punkt 3. Käskiri teha teatavaks piirivalve isikkoosseisule. Mereväe kapten Tarmo Kõus, piirivalve ülem.
seisma jääb igaüks nüüd siis. Linnus haava pole sõduril, pole rooska ega lill, selle eest